Nii, nüüd hakkame tegelema samm 6-ga, kus meil on vaja kõik kollased nurgatükid õigesse kohta liigutada. Meeldetuletuseks, et eelmise sammuga me siis tekitasime olukorra, kus kollane rist oli juba lahendatud ja eelmise sammuga siis tekitasime selle olukorra, et need servatükid oleksid ka kesktükiga siis õiget värvi. Nii, ja nüüd me keskendumegi nurkadele. Nüüd on vaja saada nurgad värvide järgi õigesse asukohta. Mõni nurk võibki olla juba õiges asukohas, siin on näha, et see nurk kollane, oranž, roheline sobib ilusti siia asukohta, sest kui me ta pärast ümber keerame, siis läheb nende küljetükkidega ilusasti kokku. See nurk on juba õiges asukohas ja praegu selles sammus me sellepärast muretsema pealt õiget pidi oleks. Et kui ta jääb nüüd õiget pidi pööramata, siis me teeme seda järgmises sammus. Nii. Siin on näha, et see nurgatükk ei ole õiges kohas, sest siin peaks olema selline nurgatükk, kus on oranž, sinine ja kollane. Siin on aga roheline ja punane. Nii. See ka ei ole õiges kohas. Siin peaks olema sinise ja punasega nurgatükk, mis on siis siin. Ühesõnaga 3 nurka ei ole õiges asukohas. Need on vaja õigele kohale paigutada ja selleks on olemas valem, mida tuleb siis vastav arvkordi rakendada. Aga kuubikud tuleb seejuures hoida käes siis niimoodi, et see nurgatükk, mis on juba õige, oleks siis siin üleval paremas nurgas ja siis hakkame seda valemit rakendama. Nüüd on näha, et võrka ei läinud, et tuleb rakendada veel. See on nüüd õige, see sobib värvide poolest siin, see juba lahenes täitsa ise ära ka juba selles faasis, see lahenes ka. Vahepeal juhtubki, et kui nurgatükid saad selles sammus õiget pidi, siis võib juhtuda, et kõik nurgatükid saavad õiget pidi, see ongi kuubik juba lahendatud selle 6 sammu. Antud juhul aga meil on nüüd 2 nurka, mis on küll õiges asukohas, on aga vaja nüüd õiget pidi ka pöörata. Ja selleks ongi siis viimase ehk 7. sammu üks valem, mida siis rakendada vastav arvkordi. Aga sellest juba järgmises videojuhendis.